Järgmine esineja on SEB Panga privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel, ka tuntud kui mees, kelle podcasti on kuulatud 200 000 korda ja tema ettekandel on ka selline pealkiri, mis ei sisenda optimismi, selle nimi on laenuportfell, aga kui ma püüdsin sellest midagi positiivset leida, siis enne pohmelli on ikka olnud üks äge pidu, võib-olla ta räägib sellest. Tervist! Pohmelliga on selline lugu, et ma küll olen jõudnud keskikka ja ma tunnen ennast väga hästi, aga pohmell on asi, mida mina ei ole mitte kunagi kogenud. Ma ei tea, kas selle tasub uhke olla, aga ma olen seda kõrvalt näinud ja see tundub olevat päris hirmus. Ja üks arstiüliõpilane ütles mulle kunagi, et see ongi hirmus, et see on dehüdreerumine ja toksikoos samas. Aga üldiselt võib öelda, et laenupohmell on tõepoolest tänaseks sisuliselt kätte jõudnud. Ja nüüd on küsimus, et kuidas tekib laenupohmell? No loomulikult kõigepealt selleks tuleb võtta hästi palju laenu. Ja kui me nüüd mõtleme seda perioodi, et millal on hästi palju laenu võetud, siis see hästi palju laenu võtmine on tegelikult kestnud veidikene rohkem kui 40 aastat. 40 aastat on olnud periood, kus siis rahvastiku vananemine on tinginud olukorra, et justkui on vaja midagi kompenseerida. Ehk siis nagu te saate väga hästi aru ja ma absoluutselt iga kord olen sunnitud, kui ma kuskilgi räägin selle ära mainima, mida vanem on ühiskond, seda kulukam on riiki pidada ja kui te saate aru, kui rahvastik vananeb, siis loomulikult riigi võlakoorem kasvab. Ja kui me nüüd mõtleme seda, et millal hakkasid esimesed märgid kätte jõudma sellest, et asi on halvasti, siis neid on tegelikult kaks. Üks oli 2008. aastal alanud suur finantskriis ja teine oli veidi hiljem käivitunud euroala võlakriis. Need tegelikult oleks pidanud andma meile mingisuguse sellise väga jõulise signaali või isegi õppetunni, aga see õppetund jäi ära. Ja tegelikult võib öelda, et sellest ajast, kui siis saabus selline hetk, kus justkui oleks pidanud aru saama, mida liigne võlakoormus tekitada võib. Et no, ma ei taha teid kuidagi võib-olla kohe tuju rikkuda, sellepärast ma räägin natukene minevikust rohkem, et Ühendriikide rahandusministri funktsiooni täitnud endine Goldman Sachsi pankur Paulson ühes toredas raamatus ütles sellise tsitaadi, et tegelikult 2008 oli olukord selline, kus 2 päeva pärast poleks tulnud automaadist raha ja nädala pärast poleks olnud poes piima. Ehk siis see oli piisavalt hirmus olukord. Täpselt samamoodi euroala võlakriisiga, et see oli piisavalt hirmus olukord, sellepärast, et kujutage ette, et kui mingisugune riik tõesti muutub maksejõuetuks, selle riigi poolt väljastatud võlg on kellegi bilansis vara ja ühel hetkel sa avastad, et see vara, mida sa oled pidanud mitte riskantseks, on näiteks 40 või 50% vähem väärt. See oleks käivitanud sellise ahelreaktsiooni, et seda suppi ei oleks suutnud mitte keegi sisuliselt ära süüa. Ja nüüd, kui me mõtleme, et meil on 2 sellist intsidenti olnud ja see oleks pidanud meid õpetama, siis tegelikult õpetanud ei ole, vaid võlakoormus on hoopiski kasvanud. Et kui me nüüd mõtleme sellele, et kus ta oli, et võib-olla oli 200% globaalset SKT-st kuskil 2007, siis nüüd on ta märkimisväärselt rohkem. Ja põhimõtteliselt võib öelda, et kui me võtame sellise summaarse globaalse võlakoorma kokku, siis on kuskil $300 triljonit. Triljon on 1000 miljardit. Ja kui te ei ole kunagi kontseptsioonile triljon mõelnud, siis kui tuleb paus, siis võtke kalkulaator, vaadake palju on miljard sekundit ja siis vaadake, kui palju on triljon sekundit ajaliselt. Siis tekib selline tore suurusjärkude vahe. Ehk siis õppetund oleks pidanud olema, õppetunnist midagi sisuliselt ei õpitud, vaid keerati sisuliselt veelgi vinti peale. Ja see siis tähendab seda, et ütleme, kuna
võlakoormat oli vaja kasvatada veelgi sellepärast, et kõik need protsessid, miks pärast seda kasvatati, tiksusid tegelikult nii-öelda pinna all edasi, siis see on jällegi omakorda problemaatiline. Ja see omakorda problemaatiline situatsioon tekitab mida? See tekitab majanduses sellise olukorra, kus see soodustab tegelikult riskikäitumist. Ehk siis, kui rahal ei ole hinda, mis oli otseselt selle siis nii-öelda võlaproblemaatika monetaarpoliitilise tegutsemise tagajärg. Kui rahal ei ole hinda, siis vaadake, kui te mõtlete, et kas te laenate sõbrale või ei laena, siis te ju ikkagi kaalute seda, et kas te selle raha tagasi saate ja võib-olla kui te laenate natukene rohkematele sõpradele, siis äkki nendele sõpradele, kellelt raha tagasi saamine on natukene vähem kindel, te küsite rohkem intressi. Äkki. Ehk siis raha hind on riski hind. Nüüd raha hind ja riski hind lahutati omavahel ära ja see tähendas seda, et see soodustas selgelt riskantset käitumist. Ja see riskantne käitumine nägi majanduses välja konkreetselt selline, et sisuliselt üha kasvava riskiga aeti taga üha kahanevat tootlust. See oli üks asi. Teine asi oli see, et raha hinna puudumine on innovatsioonivaenulik, sellepärast, et kui sul on krediidiressurss peaaegu tasuta või hästi odav, siis sa saad jooksutada selliseid ärimudeleid, mille marginaal on siuke, elad ju ära. Ehk siis sul ei ole sellist ora kogu aeg, mis sind taga ajaks raha hinna näol. Ja teine asi, mis loomulikult on veel võib-olla nagu problemaatiline ja kui me hakkame sinna pohmelli juurde jõudma ja ma arvan, et ka paljud siin saalis tegelikult tunnetavad seda, on see, et loomulikult üks asi oli, et võeti riski, teine asi oli see, et jooksutati võib-olla õnnetuid ärimudeleid ja kolmas asi muidugi on see, et kui me tarbijatasandilt võtame, siis paljud meist, mina küll kahjuks või õnneks mitte, aga ilmselt ma pean oma elus ka kunagi selleni jõudma, korra küll olen olnud tegelikult, võetakse ju laenu ujuva intressiga. Ja ujuv intress sellises kontekstis, kus raha on tasuta, tundub ju tegelikult päris mõnus ja see võimalus rahale hinna tekkimiseks tundub ju üpris kaugel. Aga majandusprotsessides nagu alati kipub olema nii, et probleemid ühel hetkel kui raha hinda saab probleemiks pidada, tegelikult on see normaalne, nagu ma ütlesin, sõpradele, keda te väga ei usalda, te võib-olla küsite laenu eest rohkem intressi, et näiteks intressimäärad selgelt võib öelda, on tõusnud kiiremini ja kõrgemale, kui keegi eriti arvas. Ma võin teile saladuskatte all öelda, et mina tean isiklikult inimesi, kes arvasid ja arvasid õigesti, aga ütleme, et sellised signaalid, mis võib-olla tulevad nende majanduspoliitika ohjajate käest, et nendel oli küll kuidagi niimoodi, et ega nagu ka selle inflatsiooni kohta ikkagi öeldi ju niimoodi, et esiteks öeldi, et ei tule, siis öeldi, et tuleb, et aga on pisike, siis öeldi, kui see kohal oli, öeldi, et see läheb üle ja siis, kui selgus, et see üle ei lähe, siis selgus, et intresse on vaja selgelt rohkem tõsta. Ehk siis ujuva intressiga on täpselt samamoodi võetud korralikud kohustused endale peale ja väga paljude inimeste jaoks on tänaseks kujunenud välja, ütleme, mõningane probleem, et nad ei saa oma elustandardit säilitada, sellepärast, et ühest küljest on energia kallis ja teisest küljest tuleb mingisuguse gentrifitseerinud piirkonnas veerand milli maksnud riidekapi eest maksta veelgi rohkem nii-öelda laenu tagasimakset, kui iialgi eeldati. Nüüd põhimõtteliselt, mis veel juhtus, kui me nüüd mõtleme sellele, et meil oli pandeemia ja ilmselt ka WHO meelest see ei ole veel siiamaani läbi, kuigi võiks öelda, et pandeemiad lõpevad sotsiaalselt ära, mitte siis, kui WHO seda ütleb, siis veel üks asi, mis juhtus, oli see, et korralikult keerati vind peale sellisele laenupeole ja rahatrükile siis, kui oli vaja pandeemia kontekstis ettevõtteid ja kodumajapidimisi aidata. Ühest küljest võib öelda, et jah, tõepoolest, seda tuli teha kiiresti ja mina isegi ütleksin, et meil see ei kukkunud nagu kõige halvemini välja.
oli kohti, kus see kukkus nagu märkimisväärselt halvemini välja, aga kui nüüd veidikene tahavaatepeeglisse vaadata, siis ka see oli järjekordne näide sellest, kuidas esiteks keerati rahatrükile vinti peale. Graafikud, ma ei tahtnud teid hirmutada sellega, ma ei pannud seda graafikud, et graafikud sellest, kuidas kasvasid keskpankade bilansimahud, mis tähendab siis rahatrükki, kui nad enne olid tõusnud sellise, mõnusa, ma isegi ei ütleks 45-kraadise nurga all, et see nurk oli väiksem, siis nad sisuliselt läksid otse ülesse. Ehk siis raha trükiti niimoodi, et kohe oli trükitud. Ja loomulikult täpselt samamoodi unustasid riigid igasuguse fiskaalse distsipliini ja mis oli veel problemaatiline, oli päris selgelt igasugune selline toetamine, et see käis sellisel hulgimeetodil ja eriti ei kippunud fookuses olema. Ja nüüd põhimõtteliselt võib öelda, et mis on selle kõigega nii-öelda juhtunud, et võlakoorem on aetud liiga suureks, see on üks väga oluline inflatsiooni põhjus. Ma olen suhteliselt kindel, et on päris palju inimesi, kes tahavad ka öelda seda, et ei, Peeter, mis sa räägid, inflatsiooni põhjus on energia hind, siis ma ütlen, et jaa, põhimõtteliselt võib öelda niimoodi, et kui inflatsioon on tort, siis selle tordi põhja küpsetasid ikkagi keskpangad, see energiahinnad on seal tordi peal olev vahukoor ja see väike vastik diktaator naaberriigis on see kirss seal vastiku tordi peal. Aga tordi põhja küpsetasid minu arusaama kohaselt keskpangad ja kui me nüüd ausad oleme, siis ma ei ole selle arusaamaga ka sugugi päris üksi. Aga mis on ka veel juhtunud, on see, et see võlakoorma kasvatamine ei ole tegelikult toonud võib-olla sellist nii-öelda efekti, mida sellelt ootaks. Ehk siis see võlakoorma kasvatamise tootlikkus on olnud selline, mis ei ole enam nii-öelda piisav. Või see ei ole enam selline, mis justkui seda võlakoorma kasvatamist tekitaks sellise tunde, et väga hea, keerame võlga peale, aga see efekt, mille me saavutame, on kogu aeg parane. Vastupidi, see efekt, mille me saavutame, ei parane enam nii kiiresti, kui ta tegi seda vanasti. Ja mis veel võib öelda, et tuli inflatsioon, asi, mille kohta öeldi, et seda ei, nagu öeldud, et kõigepealt öeldi, et ei tule, siis öeldi, et tuleb, aga on väike, siis kui käes oli, öeldi, et see saab kohe mööda, et kõik see ei ole nagu realistlik olnud, et see ongi, siis on toimunud, eks ole, keskpankade poolne raha kallimaks keeramine, ehk siis selle nii-öelda raha sellise baashinna kõrgemaks ajamine eesmärgiga inflatsioon kontrolli alla saada. Ehk siis, kui tasuta raha puhul suured rahahulgad ajasid üha kõrgema riskiga taga üha väiksemat tootlust, siis et see protsess ära lõpetada. Ja täpselt samamoodi, ütleme, et ka teie eluaseme laenu intressi kasv on üks nendest meedetest, sellepärast, et siis te võib-olla kui see veidikene kallim on, siis te ei osta poest lihtsalt nii palju kraami enam ja kogu nõudlus väheneb, inflatsioon tuleb alla. Väga, väga hea arusaadav, aga nüüd on juhtunud ka veel selline asi, et turul on ka midagi arvata raha hinna kohta. Ja klassikaliselt võib öelda, et eksisteeris selline asi nagu võlakirjaturu naabrivalve. Mulle väga meeldib selline, see oli kontseptsioon iseenesest, kus siis turuosalised, sellised hallipeaga härrasmehed kolmeosalistes ülikondades ja kultuurides tulid kokku ja ütleme erinevates riikides ja siis vaatasid, et riigi võib-olla selline nagu laenukoorma kasvatamine ja kogu see eelarvepoliitika, et see võib-olla ei ole nagu kõige viisakam ja jätkusuutlikum. Ja siis kultuuridega härrasmehed ütlesid, et vaadake, kui te sellist poliitikat ajate, siis meie ei teie võlakirju sellise intressitaseme pealt ei osta, et te peate selgelt nagu kõrgemat intressi maksma ja see distsiplineeris riike selles kontekstis, et suuremad lolluseidid võisid ära jääda. Nüüd samamoodi on taas tekkinud, et keskpank lükkab seda raha siis nii-öelda baashinda ülespoole, aga see võlakirjaturu naabrivalve on ka kohal. No ei ole päris nii, et itaallastele saaks või tohiks või oleks mõistlik laenu anda mingisuguse 2.
No ei ole. 4-ga võib-olla pigem jaa. Väiksematel riikidel võib-olla peaks olema võib-olla veel kõrgem. Ehk siis turg on ka hakanud midagi arvama ja ka see tõukab tegelikult seda raha hinda ülespoole. Ja nüüd me mõtleme, kui te mõtlete, et kus see pohmell siin on, siis kujutage ette, et kui on ikkagi olnud pikk periood laenukoorma kasvatamiseks ja kui te nüüd mõtlete, et on pikk periood, kus on raha olnud peaaegu tasuta ja nüüd siis rahale tekib uuesti hind, siis, ja see hind on nii-öelda liikunud üles päris kiiresti, siis see on ikka väga ebameeldiv ja ebamugav situatsioon. Täpselt samamoodi, kui te võtate need inimese, kes on võtnud eluasemelaenu, kellel kodulaenu makse on läinud märkimisväärselt ülespoole, ja kui te nüüd agregeerite kõik need inimesed kokku, kellel selline asi on juhtunud, juba on päris suur kogus negatiivset emotsiooni ja ebameeldivat tunnet. Kui te nüüd agregeerite kõik ettevõtted kokku, kellel on midagi sarnast juhtunud, ja kui te nüüd agregeerite kõik riigid kokku, kellel on midagi sellist juhtunud, ja kui te nüüd mõtlete, et tõusvad intressid on mõjutamas peaaegu kogu seda 300 triljonit nii-öelda globaalset võlakoormat, siis te ilmselt hakkate aru saama, et kuhu ma tüürin ja miks ma nimetan seda pohmelliks. Ja alati on ju sellised tegelased olemas, kes on võib-olla kogu selles mängus kõige nõrgemad. Ja kõige nõrgemad on antud kontekstis väga sageli just vaesed riigid. Sellepärast, et vaesed riigid ei ole tegelikult süüdi selles, mis toimunud on. Nemad ei ole sageli oma võlakoormat nagu liiga suureks isegi ajanud. Nemad opereerivad selliste valuutadega paljultki, mida kasutavad teised, paljultki dollariga, nad võtavad oma laenu dollaris ja nüüd on juhtunud selline olukord, kus siis need samad vaesed riigid avastavad, et nende siis laenu teenindamise hind on märkimisväärselt kallimaks läinud. Samas, kui nemad ei ole isegi mitte midagi süüdi. Nii et mis on veel juhtunud, ongi see, et ka energiakriis, ega ka selles nemad ju otseselt süüdi ei ole. Et siin võib leida näpuga näidata igas suunas, aga nende samade vaeste riikide suunas nagu võib-olla näpuga näidata ei tahaks. Siis ka pandeemia lõi neid selgelt tugevamini kui arenenud riike lihtsalt sellepärast, et organiseerimise tase on selline nagu on, vaktsiine sai nii palju kui sai, kohati ei saanudki. Ehk siis vaestele riikidele raha kallinemine tekitab täpselt samamoodi tõsiseid probleeme nagu raha kallinemine tekitab probleeme vaesematele inimestele. Ja nüüd ongi juhtud kätte selline olukord, kus juba on mitmed riigid tegelikult olnud sunnitud IMF-i appi kutsuma. Sellepärast, et nad juba ei tule toime ka mõistlikuma võlakoormaga kontekstis, kus näiteks eelmine aasta dollari kurss kasvas ja kus täpselt samamoodi on tekkinud olukord, kus näiteks dollari intressid on läinud alla 2% kohati ligi 5% ja mõningate jaoks isegi kõrgemale. Nii et see on selgelt vaesemate riikide jaoks täna juba probleem ja nemad on saanud pohmelli, kuigi nad ei ole sisuliselt tegelenud alkoholi ületarbimisega, vaid on võib-olla joonud ühe kokteilikese ja sedagi ainult pool klaasi. Nüüd, see kipub olema veidikene sarnane sellele, mis toimus 80-ndatel, see kipub olema veidikene sarnane Aasia kriisiga, mida nii mõnigi meist omal nahal teatud kontekstis tunda võis, kui mitte siis vähemalt investeerimisportfelli mõistes. Erinevus on selles, et pangad ei ole arenevate riikide riskidele hetkel nii avatud, aga üldiselt on see siiski problemaatiline. Ja problemaatiline on ka see, et kui me nüüd mõtleme sellele, et
ka nendel riikidel on võlausaldajaid ja nii edasi, ja ühel hetkel tuleks võib-olla neid seda võlga restruktureerida, siis ka seal võib minna selles mõttes pahanduseks, et keegi ei taha seda, et tema nii-öelda jällegi vara, millega ta on arvestanud, et see vara ühel hetkel on vähem väärt või et talle makstakse küll tagasi, kuid makstakse hiljem. Ja siis need, kes on veel siis nii-öelda erinevad võlausaldajad, need võivad ka omavahel tülli minna. Ja kui me nüüd mõtleme ka siis sellele, et need vaesed riigid on isegi selgelt problemaatilised ja väga tihti, et mitte öelda alati, ei saa ka seal mingisugusest poliitilisest stabiilsusest rääkida, siis see on omakorda jällegi äärmiselt tõsine probleem. Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et see olukord, kuhu ollakse jõutud, on selline, kus sisuliselt on madalate intressimääradega ja rahatrükiga pidevalt lükatud probleemi edasi. Ja lükatud probleemi edasi. Inglise keeles on hea väljend, et kicking the can down the line. Sul on konservikarp ja siis sa põhimõtteliselt taod seda kogu aeg veidikene edasi, aga probleem on selles, et see ei ole nii-öelda igavesti võimalik. Ja see on osutunud võimalikuks kauem, kui võib-olla paljud arvasid, ja tõepoolest. Aga põhimõtteliselt võib eeldada seda, et kui nüüd intressid tõusevad, üritatakse inflatsiooni kontrolli alla saada, tavapäraselt lõpetatakse intresside tõstmine ära siis, kui juhtub mõni õnnetus. Mõni suurem finantsinstitutsioon kipub näiteks, nina kipub vee alla kaduma. Või siis majanduses viskab tööpuuduse üles ja majanduskasvu alla või jõutakse suisa majanduslangusesse. Et praegu üritatakse seda raha siis, eks ole, kallimaks keerata. Turg leiab, et see raha peaks olema selgelt kallim. Nüüd, kui juhtub, et jõutaksegi selle mingisuguse õnnetuseni, siis see rahatrüki nupp ei ole tolmu all ja see ei ole teises toas. See on suhteliselt lähedal ja see tähendab seda, et seda võidakse vajutada suhteliselt kiiresti. Ja nüüd, kui me mõtleme sellele, et see inflatsiooniline surve tegelikult seal pinnal ei ole kuhugi kadunud ja kui me nüüd hakkame uuesti nii-öelda raha pakkumist ja likviidsussüsteemis suurendama, et kuhu me siis jõuame? Me jõuame selleni, et võib tulla inflatsiooni teine laine. Kui me jõuame selleni, et võib tulla inflatsiooni teine laine, siis kuidas suhtub sellesse turg? Turg suhtub sellesse nii, et nüüd on selline lugu, kus inflatsioon on kõrge ja usaldusväärsus võib-olla süsteemi vastu väheneb. Mida see tähendab? See tähendab seda, et turul raha hind läheb selgelt kallimaks. Ehk siis sisuliselt, teoreetiliselt keskpank võib kaotada nii-öelda kontrolli süsteemi üle või suured arenenud maailma keskpangad. Ja see on, ütleme, selline, see oleks siis selline kõikide kriiside ema või siis kogu selle peo, võiks öelda, nagu selles mõttes lõpp-punkt, kus siis kõik see hea, mida on veidi rohkem kui 40 aasta jooksul kogetud, laenatud ressursi kontekstis, et kõik see pohmell tuleb suhteliselt kiiresti ära põdeda. Nüüd, kas on võimalusi sellist olukorda vältida? Ja loomulikult on sellist olukorda võimalik vältida ja teoreetiliselt tõepoolest eksisteerib ka nii-öelda positiivne stsenaarium. See positiivne stsenaarium on see, et lastaksegi, inflatsioon püsib enam-vähem kontrolli all, on siiski kõrgem kui see 2%, mida keskpank ütleb, et ta taotleb ja võlakoormad muutuvad selliseks talutavateks lihtsalt sellepärast, et see rahaühik, milles võlgu võeti, on selgelt vähem väärt kui see, milles seda teenindatakse või tagasi makstakse, et ka selline variant on võimalik. Aga üldiselt mina olen tänasel päeval võib-olla mures
isegi rohkem kui kunagi varem, sellepärast et see liigne võlakoorem on tekitanud olukorra, mis on niivõrd habras ja päriselt nii-öelda intresside tõstmine sellisele tasemele, kus inflatsiooni kontrolli alla saaks, ei ole võimalik sellepärast, et liiga palju majandusagente või majanduses osalejaid satuks liiga suurde hätta. Ehk siis 40 aastat ja natukene rohkem võlakoorma akumuleerimist, võlakoorma akumuleerimise kiirenemine pandeemia ajal, eriti just riigi kontekstis, igasuguse fiskaaldistsipliini totaalne äraunustamine ja siis olukord, kus kõige selle tagajärjel tekib inflatsioon, õigemini nii-öelda kui fiskaaldistsipliin ära unustatakse, tekib probleem, siis ollakse sunnitud raha trükkima hakkama ja siis rahatrüki kontekstis tekib inflatsioon ja siis on vaja inflatsiooni ohjama hakata, aga seda ei saa piisavalt ohjata, sellepärast et see tekitaks liiga paljudes majandusagentides liiga suurt valu, et ollaksegi jõutud sellisesse tupiksituatsiooni, kus heade nägudega üritatakse seda nii-öelda olukorda justkui lahendada, aga sellel ei kipu olema teps mitte häid lahendusi, sellepärast et pidu on kestnud sõna otseses mõttes liiga kaua. Ja nüüd võibki öelda, et tegelikult jah, nagu öeldud, hea stsenaarium oleks see, et riikidele, isegi kui nad väidavad vastupidist, võib see inflatsioon veidikene isegi meeldida, sellepärast et see vähendab võla reaalväärtust. Aga selline kärpimine stiilis 2009 meil, kus tulevad krokodillid kokku ja ütlevad, et mitte computer says no, aga rahakott ütleb ei, et selline asi ei ole mastaapselt võimalik, sellepärast et kui te kujutate ette seda poliitilist show'd ja tsirkust, mis käivitus ainuüksi siis, kui oli olnud suur finantskriis ja inimesed korra said aru, et nende elustandard ei pruugigi nii-öelda samas tempos paraneda, et selline kärpimine ei ole teps mitte nii-öelda ainuüksi poliitiliselt võimalik ja põhimõtteliselt võib öelda, et see rahatrükk kui probleemide tekkimisel on kõige loogilisem lahendus, kuid see jälle omakorda tekitab inflatsiooni. Nii et võiks öelda, et selline tõeline pohmell tegelikult alles tuleb. Millal? Ma ei tea. Aga nüüd ilmselt on paariks küsimuseks ka aega. Suur tänu! Pärast seda pohmelli juttu tuleb natukene oodata enne, kui saab uuesti peale võtta. Siis läheb tuju paremaks, uskuge mind. Ja üks küsimus. Oodake, kohe tuleb mikrofon. Ja, aitäh. Kas oleks oodata ka päris raha juurde tagasi minekut? Kui päris raha mõeldakse sellist raha, mis on millegiga tagatud, näiteks kullaga, siis ei ole. Sellepärast, et päris raha on olemuselt, või selline sound money on selline väljend, see on oma olemuselt deflatsiooniline. Meil on süsteem, mis ajab taga majanduskasvu ja kui me siis kasutame sellist raha, mille kogus on piiratud seetõttu, et on millegagi tagatud, siis me ühel hetkel jõuame nii-öelda selgelt sellise mitte just kõige paremini ja kiiremini areneva majanduse juurde. Ja see, ma ütleksin, see on tegelikult läbi mängitud, see on läbi mängitud suure depressiooni käigus ja ma ei usu, et keegi tahaks sellise raha juurde tagasi minna. Küll ilmselt mingisugusel hetkel, võib-olla isegi meie oma eluaja jooksul näeme ära mingisuguse rahaühiku, mille puhul võib öelda, et on üritatud seda usaldust võrreldes praegustega märkimisväärselt taastada. Suur tänu, aitäh, Peeter Koppel!